Eestlaste aastakümnete pikkune visa vastupanu ristisõdijatele on asi, millel üle ollakse veel tänapäevalgi uhked ja tsiteeritakse Läti Henriku kroonikat, kus eestlased olla lubanud mitte alistuda, enne kui on järel vaid aastavanune või küünrapikkune poisike. Ludvig Maideli jaoks on olnud see võitlus hoopis teistsuguse tähendusega, tema kujutab neid lahinguid ristisõdijate seisukohast ja on nende saavutuste üle uhke. Kusjuures nii Eesti rahvuslikus ajaloo käsitluses kui ka Maideli puhul toetutakse mõlemal korral samale allikale, Läti Henriku kroonikale. Baltisakslasest kunstnik Maidel rõhutas igati ristirüütlite vaprust ja ennastsalgavat võitlust paganate ristiusku pööramisel ning juba omandatud valduste kaitsmisel. Võitlusstseenid moodustavad Maideli ajaloopiltide sarjas tubli kolmandiku. Igal on täita oma eesmärk. Pildil lahing Saaremaa mereröövlitega kirjeldab kunstnik üllaste sakslaste võitlust alatute eestlastega. Maidel kujutab, kuidas saarlaste laevale tunginud ristisõdija tapleb ülekaaluka vastasega. Rüütlit eesootavale kindlale vangi langemisele viitavad juba heisatavad purjed. Saarlaste sõjalise edu tuginemist pigem toorele jõule kui lihvitud võitluskunstile kirjeldavad ilmekalt röövlite relvad. Kivikirves, kõvera otsa ja murdunud varrega odateravik, nööride abil varre külge kinnitatud vikat ja suur nuga. Vaataja köitmiseks on Maidel palju tähelepanu pööranud võitlejate emotsioonidele, hirmule, valule, jõuetusele. Seevastu kangelase tundeid varjab kiivri raudne mask. Tema südikusest kõnelevad kiivrile lisatud ulmelised linnutiivad. Ulje rüütli varustuse kujutamisel on kunstnik toetunud 14. sajandist pärinevatele eeskujudele, tõenäoliselt ka mõne hauakivi või vapi kujundusele. Järgmise lahingupildiga näitab Maidel ka kohalike hõimude omavahelist tülitsemist ja rõhutab lätlaste koostööd sakslastega. Ühtlasi arendab ta edasi Eesti paganate erilise barbaarsuse teemat. Sündmuskohaks on Beverini linnus, mida vastristitud lätlased koos sakslastega Eesti paganate eest kaitsevad. Kunstniku kujutluses on linnus ehitatud suurtest maakividest ning tahutud ja korraliku tapiga ühendatud palkidest. Seentes on aknad ehk laskeavad. Pildi võtmeks on aga täpselt keskteljel seisev lätlaste preester. Harfil mängides laulab ja pöördub ta Jumala poole. Ja kui Jumal mängus on, siis kaotust tulla ei saa. Muusika ja laulu ilust lummatud Eesti paganad peatavad linnuse piiramise, sest midagi nii ilusat pole nad varem kuulnud. Jumala tahe mängib otsustavat rolli ka Maideli järgmisel lahingupildil. Kunstnik kujutab taanlaste võitlust paganlike eestlastega Tallinna kohal asunud Lindanise linnuse juures. Maidel näitab mastaapset lahingut Taani peapiiskop Andrease kaudu. Piiskop põlvitab nagu Vana Testamendi Mooses, kes on saanud ettekuulutuse, et nii kaua kui ta käsi üleval hoiab, on võit omade poolel. Et Andreas väsimusest käsi ei langetaks, toetavad teda nooremad vaimulikud. Pildi teises nurgas on võitlusse suunduvad sõdurid, kellest üks osutab näpuga lahinguväljale, kus marsivad Taani kuninga väesalgad. Nagu Maidel ise pildi seletuses ütleb. Kuningas Valdemar II läheb lahingusse, samal ajal kui vankuma löönud vaenlase ridadesse murrab kiiruna üles rivistatud ratsanike salk.
Salga ees kappab üksik sõjamees üles tõstetud Danneborgi lipuga. See ristiga lipp, mis taevast alla langes, oli Jumala enese saadetud märk kristlaste kindlast võidust paganate üle. Järgmisel lahingupildil piiravad ristisõdijad Tartu linnust. Eestlased olid neilt ära võetud linnuse venelaste abiga tagasi vallutanud ja kõik kristluse jäljed endalt maha pesnud, nagu kirjutas kunstnik saatesõnas. See tegu õigustas Maidelli silmis igati ordu, piiskopi ja Riia linna jõudude ühendamist ning suurt otsustavat sõjakäiku eestlaste vastu. Esiplaanil seatakse kohale viskemasinat ja vasakul kantakse ründevaiu. Ründajad on ehitanud müüri jalamini ulatuva varikatuse, mida linnuse kaitsjad püüavad purustada. Nad rinnavad kraana abil üle müüri suuri kive. Kaugemal on müüri äärde lükatud mitmekorruseline puust torn, millest välja lükatud sildade abil linnust rünnatakse. Rünnakut juhib pilku püüdva kiivriga väepealik, keda ootab ees suur võit. Maidelli hinnangul oli Tartu vallutamine viimane otsustav löök, mis määras igaveseks ära maa ühinemise Euroopa riikide perega. Ristisõdijate edasise tungi itta peatas kokkupõrge venelastega Peipsi järvel. Jäälahinguna tuntud sündmust, mis lõppes Saksa ratsaväelaste vajumisega läbi Peipsi järve jää ja venelaste võiduga, on sakslane Maidel kujutanud delikaatselt. Ta ei näita omade haledat lüüa saamist, vaid rõhutab vürst Aleksander Nevski hiilgust ja tema väe arvulist üleolekut. Seda, kui raske oli sakslastel Baltimaadel kanda kinnitada, rõhutab Maidel ka pildiga, mis kujutab võitlust ristiusust loobunud leedulastega. Paljudest sakslastest tõstab Maidel siin esile Johann von Tiesenhauseni, kohaliku aadlisuguvõsa liikme. Hukkuva rüütli päritolust annab tunnistust sadulal kujutatud vapiloom, härg. Teistel rüütlitel on rinnal mustad ristid, Saksa ordu tunnusmärgid. Leedulaste kõverad mõõgad, valjaks pöötud pead ja sorgus vuntsid, aga tähistavad nende metsikust. See on Maidelli kõige sõjakam ja jõhkram lahingupilt. Pildi keskel on kujutatud maha kukkuva hobuse seljas lipuga Tiesenhausenit, kelle keha läbistab odaga mööda kihutav leedulane. Samas langeb leedulane kohe ka ise. Teine ordurüütel on juba tõstnud mõõga, et ta pea maha raiuda. Langeva Tiesenhauseni käest võtab lipu üle järgmine rüütel ja temagi keha torgatakse samal hetkel läbi. Paremal tõrjub kukkunud hobusel istuv saksa rüütel tagasi Leedu ratsaniku rünnakut. All vasakul lõikab leedulane läbi hobuselt kukkunud sakslase kõri. Leedulaste metsikusest kõneleb maas vedelev laip, kelle pea leiame lahingumöllust sõjatrofeena ühe leedulase sadula küljest. Ja võitlus ei lõppe ka tagaplaanil. Kunstnik Maidel oli sõda näinud mees. Vene armee koosseisus oli ta võidelnud Napoleoni vastu ning kaotanud sõjas mõlemad vennad. Oma üsna pehme ja õrna joonega lahingupiltidel elas kunstnik sõjakoledusi uuesti läbi.
muidu olevat aga Maidel olnud leebe inimene, kelle jaoks esmatähtis oli kristlik kultuur ja vägivald kõige viimane vahend õilsate eesmärkide saavutamisel. Ja seda on ta oma piltidel ka igati püüdnud rõhutada.